Viskas kasutatud rätiku klosetipotti. Näita mulle ka, kuule. Või alles hakkas tegema, kui see inimene siis tuli. Seegi kogus tema kopsudest oli äärmiselt tühine. Võib-olla landis ta paremini vett juurde, siis laulda ei kuulnud, kuidas mõrvad sisse astus. Kui härra komissar seda soodast vahele, kui ta vannis istus, oli aken ju otse tema silmade ees. Just nii ütles komissar. Ma ei vaata, minu tõused mõõda. Ta tuli uksest. Andres sai asjast aru alles siis, kui tuli kuulus. Tõenäoliselt ta ei näinudki inimest, kes julmalt ja külmavereliselt ta pea vanni vajutas. Sõidis kuni ta läbi. Ma ei näinudki, kes mind ära tappis. Komissar tegi pausi. Oodas. Ma ei näinud, kes mind ära tappis. Kardan, et teie fantaasia. Jutustage oberstile. Mida te nägite, kui varsti pärast 12 aknast sisse ronisite? 12 ja nii. Ma ei tea, millest te räägite, härra komissar. Komisjoni hirmunud autojuht. Olen teile juba mitu korda kinnitanud. Härra Novotni, ütles komissar. Tähendab, te ei taha meil aidata asja lõpule viia. Autojuht vaikis. Püüan teile meelde tuletada. Loomulikult oleksite ääre pealt eematusest hulluks läinud, kui ronisite pimedasse ruumi ja nägite vannis Sandra Robertsi laipa. Võib-olla ta hakkas teid halb ja siis teie tegi vett. Sellest samast klaasist, millest leidsime teie sõrmeid. Sellest võib aru saada, et lahkusite pensionist nii ruttu kui võimalus. Politseid võib üles ainult üks asi ei ole mulle veel selge. Miks te arvasite, et Sandra Roberts on surnud? Sandra! Millest te järeldasite, et ta on tapetud? Sirutas õlgu just nagu oleks tal raske kuki. Tagasi hakkas ta taipama, et komissar andis talle väljapääsu võimaluse. Ta langetas pea. Valmis ei olnud vett, ütles ta tuumilt. Tema pea oli kukas ja selle peale oli visatud märg käterätik. Sa oled ilmselt kaugemale jõudnud või? Näen siiani seda õudset pilti. Polnud leidnud või? Mitte lihtsalt algusest ma sain seda. Ütles Brabenberg äkki aeglaselt ja vaikselt otse lendamisi. Te unustasite jälje. Kuidas ta siis randa läks, kui... Aga ta ei läinudki randa. Vastas komissar. Nii, ütles Oders. Mida te siis pildistasite ja uurisite oma koosida aparaatidega? Mõrvari jälge, Oders. Vastas komissar. Tuleb välja, et mõrvar läks kõndima tapetu jalgadega. Ei, ütles komissar. Lihtsalt tema rannakingades. Miks ta seda tegi, ma ei tea. Võib-olla tahtis ta tõmmata müütilist paralleeli Robertsi esimese naise surmaga. Arvates, et siis tuleks meil otsida tookordset sündmustega seotud kurjategijat. Ja kui ta ei oleks unustanud salvrätikut, siis vahest ei olekski me tõesti teda leidnud. Muide, pöördume tagasi sündmuste juurde. Mõrvar laskis vannist vee välja. Näis tema tagasitulekuks veidi kuivaks. Pani jalga Sandra Robertsi rannakingad, võib-olla tegi tema soki, rolis magamistoa aknast välja ja jättis meile hämmastavalt selged jäljed. Rannal, selles kohas, kus jälg katkes, võttis mõrvar kingad jalast. Meie koer loomulikult kaotas jälje. Te nägite seda ise pealt. Võimalik, et sellel inimesel oli kaasas lauatükk, käterätik, tolmuhari või midagi muud, millega jälgi pühkida. Aga võib-olla tegi ta lihtsalt 2-3 pikka hüpet. Igatahes on tal kustutada oma jäljed, mis viisid veeni. Piki randa tuli mõrvar tagasi klistama. Ja ainult kujutage ette, jätkas kätele, heitis pilgu hinge kinni pidavatele kuulele, mis vähendas tiridas siin vannitoas. Rõivaid paljale. Alles
mõrvar seda pimedas ja sellepärast ajaski rannakingad segamini. Siis veeretas ta laiba üle aknalaua, otse maja juurde aetud auto pakiruumi. Kõveras tapetu lammas autos. Säilis ka pärast seda, kui ta oli visatud vette, rakennussease kaia ja lükatud pika rillaga ministri paadikuuri juurde. Paati siis kuur. Komissar astus eemale kahelseinast, mille vastu oli kogu aeg toetanud. Nii see kõik oli. Lähe läbi või? Te olete nõid, sosetas Bravender. Suidad ruuaga. Eesti aru teist on. Te saite kõigest teada enne mind. Hiljemalt täna kell 3 päeval, kui helistasite Braffelerile. Päev. Mitte päev. Komissari terashallide silmade pilt lammerdus nüüd kunstniku vilja. Teie Braffelist teate, kes on mõrvar. Te mõlemad otsustasite seda meie eest varjata. Braffelis hammustas huulde. Kohutav, ma ei suuda halastagi. Tema ripsmed väratasid ega sulus kaelale just nagu oleks krae. Alles nüüd märgab kõik palama. Pane tagasi. Proua on Hengeler, küsis komissar. Kas Kushhahtoni masinakirjabüroo trükkis ainult aadressid ümbrikutele või saatis ka prospektid laiali? Mõrvar on see, kes saatis siit prospekti otse Sandra Rohesele, kes laupäeval 2 minutit seda ei kuulnud. Telekas helinud, kui ta oleks pidanud seda. Praxelesi hääl käises ärevus. Mõningased punktid Me läheme. Üldine vaikimine tõendas, et ülejäänud